nullkohad ja haripunkt, kes tahab mulle öelda, mis asi on funktsiooni nullkoht? Nagu niimoodi sõnadega. Jah, ehk siis kui meil on mingi koordinaattasand ja mingisugune joon, mis siit läbi läheb, parabool näiteks, siis nullkohad on need 2 punkti, kus see graafik lõikab siis X telge. Ning mis koht on haripunkt? Jah, see siin praegusel juhul. Et see on see nagu selle tipp siin, justkui see, jah, tipp on hea sõna. Et jah, noh, tipu järgi saate aru. Et me otsime neid, meil on siis 3, no nullkohtade puhul meil on vaja neid X-i väärtuseid. Haripunkti puhul meil on siis päriselt vaja X-i ja Y-i väärtust. Kuidas me nullkohad arvutame? Ärme joonist tee, see võtab nii palju aega, teeme kiiremini. Ütle uuesti. Ehk siis kuna need nullkohad asuvad siin X telje peal, X telje peal on Y-i väärtus kui suur? Y-i väärtus on X telje peal 0, seega kui me sinna Y asemele kirjutame 0 funktsiooni juurde, siis 0 võrdub 2X-i ruudus pluss 7X-i pluss 3 ja lahendame selle ruutpõrand ära, siis me saamegi maagiliselt need nullkohad kätte. Ehk siis ma nüüd panen selle 0 sinna poole, kus te olete harjunud. Ehk siis siia. Nii, ja nüüd arvutame selle ruutpõrandi ära. Kas kellelgi on ruutpõrandiga ka sellise, tahaks nagu süvitsi vaadata, et kuidas see lahendub, või ma teen kiiremini? Ma usun, et see kiiruga on ka okei. Mis siit siis juure alt tuleb? 7 ruudus, 4 korda 2 korda 3. Tuleb juure alt tuleb välja 5. X1 on järelikult siis miinus 0,5 ja X2 on siis miinus 75 jagatud 4-ga on miinus 3. Need on need 2 vastust, need on need 2 nullkohta. Rohkem nullkohtade puhul ei olegi vaja. Et need ongi need 2 nullkohta, mida see ülesanne tahtis. Ehk siis, noh, kui vaadata joonist, siis no, selle koordinaatasandiga see ei klapi, aga see oleks siin siis miinus 3 ja see oleks siin miinus 0,5 X-i väärtused. Nii, kuidas me haripunkti leiame? Arvutuste teel. Miinus jagatud 2 korda A. Ja, üks variant on nende jah. Sa hakkasid halvutama, sa nimetasid mõlema variandid või? Ei, on see, kuidas nagu X ja H ja siis kui sa leiad selle, siis sa asendad siis seda. Davai. Jah, siin selle X, haripunkti X koordinaadi leidmiseks ongi 2 varianti tegelikult. Ma nimetangi ta siin X-H näiteks. See on siis haripunkti X-i koordinaat. Kuidas seda leida? Üks variant on, et me kasutame neid samu lahendeid, mis meil oli. Liidame X1 ja X2 kokku, jagame 2-ga. See tuleks siin siis mingi, noh, mingi vale murd. Ja teine variant on ruutpõrandi lahendi vaamis. Võtta see osa välja, mis ei ole juurega. Ehk siis nagu delete ida juur. Ja siis sellest saate ka samasuguse vastuse. Ning kui palju see siin tuleb, see on siis, ma teen selle nullkohtadega miinus 0,5 miinus 3 jagatud 2-ga on siis 3,5 jagatud 2-ga. Peaks tulema miinus 1,75. See on siis haripunkti X-i koordinaat. Kuidas me Y-i koordinaadi leiame? Ehk siis Y, H. How that come?
ja siin me saame lähtuda sellest põhimõttest, et kui meil on midagi juba olemas, siis me saame seda midagi kasutada, et leida todagi. Ehk siis see todagi, mida me tahame leida, on see YK. Ning selle -1,75 asendame siis sinna funktsiooni asemele. Ehk siis see on natukene pikk tee, aga -1,75 ruudus pluss 7 korda -1,75 ja pluss 3. Kogu see asi kalkulaatorisse toksida, saame vastuse kätte. Ruudus pluss 7 korda -1,75 ja pluss 3. Kas see tuleb midagi sellist? Peaks tulema veel. Ehk siis selle haripunkti koordinaadid on siis -1,75 ja -3,125. Nii. Väga kena. Punkt on käes. Haripunkt on käes ja nullkohad on käes. Siin on vastus. Siin on vastus. Need on need 3 asja, mida see ülesanne meie käest tahtis. No nii. Väga kena.